Teeme samamoodi, et ma üritan jätta lõppu küsimuste jaoks natuke ruumi, et meil, ma ei näe praegu teist eelmise inimest, aga tuleb kohe väikeste meenetega siia ka, pärast jälle küsimuste eest saab auhindu ja räägiks siis ettekande jooksul ühest jälle uue põlvkonna sellisest, ütleme, jälle mingis mõttes radikaalsest teistsugusest tootest, võib-olla võrreldes tavaliste storage'i süsteemidega ja miks ta selline on ja mis ta võimaldab teha ja natuke räägikski siis anda aimu, et millega on tegu. Nii, aga ennem kui teie saate minu käest küsida, ma teeks ise ühe väikse ajaloo viktoriini. Pakuks välja ühe sihukese kuupäeva, arvake ära, et veebruar 2000, et meie kontekstis mingi oluline sündmus toimus sellel ajal, et mis asi see võiks olla. Kõige vaimukamad ja õiged vastused saavad auhinna. Keegi pakub midagi. Ei olnud. Sunni pakute, SSD-d pakute ei ole õige. Kumbki ei ole õige. Fiiber ka ei ole. Jah, see on jah, siis just sai ümber aasta 2000 pohmelus, kes mäletavad seda veel, see on õige, aga see ei ole päris see, mis ma mõtlesin, aga on veel pakkumisi, see on EMC-ga mingis mõttes seotud ka ja üldse meie see tänase jutuajamisega samamoodi, aga ei ka ei ole storage'iga seoses, vihje. Ei ole ka, see on nagu laiem, mitte päris EMC spetsiifiline, aga okei, ma näitan ära. Keegi mäletab, esimene 15K ketast tuli. Vot oli kõva sõna, keegi mäletab veel. Sihukke asi tuli siis. Ja palju sellest aasta tagasi on, või aastaid tagasi on, eks ole, juba 14 ja 2 kuud peale. Nii et sihukke sündmus. Keegi mäletab, mis proset siis olid sel ajal, keegi pakub. Jah, siin on, ma mäletan, osasid ma tean, sel ajal, kellega me tegelisime riistvaraga koos, nemad mäletavad. Räägime Intel Process'st X86 vähemalt, siis oli jah, tõepoolest Pentium 3 tervenisti oli juba tulemas. Xeoni nime nad serveri versioonis kandsid, aga kuigi tegemist oli Pentiumi P6 arhitektuuriga veel ja 32 bitti ja loomulikult ühe kooriga, selle ajal rohkem midagi ei olnud, eks ole, tavaline server supportis kuni 4 proset ehk et kokku serveri peal 4 koori ja 4 giga mälu oli kogu serveri peal, suured serverid olid sel ajal olemas. Nii et sihuke värk tõesti oli. Ja järgmine küsimus, et mis meil täna nagu prosede, kuidas täna seis on, eks ole, et kuidas prosedega seis on, mis meil täna on olemas, eks ole, 64 bitt, loomulikult on erinev, mis oli siis 15 kooriga prosed, Inteli Xeonid, eks ole, hoopis teise mikroarhitektuuriga, totaalselt teise arhitektuuriga, mitte isegi ligi lähedanegi ei ole, eks ole, 8 CPU-d per server, normaalne server, Intel ise supportib, sealt on võimalik veel mingi custom lahendusi teha, 8 serverit ehk et või 8 CPU-d ehk et 120 koori per, eks ole, server, mis oli seal 12 tera oli mälu, eks ole, nii edasi, taktsagedus, tõsi küll, ei ole väga palju tõusnud, kuna seal on füüsilised piirid ees, aga võimsuse mõttes üldiselt, eks ole, üks koor või 120, eks ole, või mälumahud ja nii edasi on ikka totaalselt erinevad, eks ole. Aga ma isegi hakanud siia pilti panema, et mis meil ketaste poole peal on, et mis on kõige kiirem ketast täna, keegi teab või? Mõtlen nagu, räägime hard disk drive mõistega, mitte SSD-s. No täpselt nii on, vastus õige, eks ole, et meil on samamoodi, et 15K ketast täna on, eks ole, samamoodi kõige kiirem, mis üldse olemas on, nii et me oleme seal 14 aasta taguses kiiruses kinni põhimõtteliselt per gigabait, kui võtta, tegelikult on isegi asi oluliselt aeglasem, kuna sel ajal kettad olid 36 gigased ja 18 gigased ja nii edasi, täna on meil olemas, eks ole, seal 600 ja 900 ja nii edasi, nii et per gigabait IO jõudlus tegelikult on oluliselt väiksem. Nii et noh, see on nagu kogu taustalugu nüüd sellele järgmisele ettekandele tegelikult, et
Kui vaadata nüüd ühte sellist murrangulist tehnoloogiat, kahtlemata Flash ehk et SSD, kui me räägime storage'i mõttes, eks ole, siis on selline tehnoloogia, kuhu need ollakse täna jõutud ja me tükk aega oleme sellest rääkinud. EMC oli üks esimesi mainstream vendorid, kes sellega sellises toodete portfellis välja tuli jaanuar 2008. Sellestki on isegi juba tükk aega möödas, eks ole, oma 6 aastat juba. Ja siis me rääkisime, et see on murranguline ja tuleb ja nii edasi. Tänaseks üldiselt on asi tehtud. Et inglise keeles on ka, et on kuskil lause välja öeldud, et Flash is new disk, disk is new tape ja tape is just an archive. Et kui täna me räägime IO võimsusest, siis täna keegi seda mehaaniliste ketastega IO jõudlust enam saavutada ei ürita ja ei saa ka. Lihtsalt IO jõudlust tuleb täna Flashist. Ühel või teisel kujul sõltub arhitektuurist, aga see tuleb täna Flashist. Maht tuleb ketastest ja tape on tõepoolest, ma ei ole ühtegi õnnelikku inimest näinud, kes tunneks väga rõõmu nende üle, need vähegi kui võimalik üritatakse ennast lahti saada. Ja see on seis, eks ole. Et Flash on tõepoolest fundamentaalselt kogu storage arhitektuuri kõike muutnud, eks ole. Aga, seal juures on üks aga, Flash ei ole mitte lihtsalt kiirem ketas, vaid ta on ka totaalselt erinev. Temaga tuleb teistmoodi ringi käia, storage süsteemid peavad temast aru saama, oskama temaga ringi käia, eks ole, seal on olemas selline teema, nagu tavalise mehaanilise ketta puhul, magnetketta puhul saab lihtsalt lugeda, kirjutada, eks ole, sama bitti või baiti või plokki saab üle kirjutada korduvalt ilma mingi ettevalmistuseta, siis Flash käitub totaalselt teistmoodi, eks ole, seal on olemas selline asi nagu garbage collection, ehk et iga mälupesa, mis seal on, tüüpiliselt 64 kilo näiteks lehekülg on siis tuleb ennem initsialiseerida, ennem kui sinna saab kirjutada, eks ole, ja tüüpiliselt see toob kaasa selle, et jõudluse alguses tühja array'ga näiteks on tunduvalt parem, kui ta hiljem saab täis ja nii edasi, ma pärast selle teemani korra jõuan veel, aga igal sõnum on see, et Flash on totaalselt erinev oma tehnoloogia poolest ja seetõttu, kuigi ta on loomulikult kiirem ja parem, eks ole, aga ta on ka oluliselt teistsugune, mis tähendab, et asju tuleb teha teisiti. Nii, aga me jõuame natuke siis selle peateemale lähemale. EMC, selline toode nimega Extreme.io on sügisel tegelikult announcitud alles välja. Lihtsalt mõned riistvara asjad räägin ära siin, loomulikult IO numbrid on nagu tavamõistes meeletud suured, aga see ei ole isegi põhipoint. Mõned faktid lihtsalt, et ta põhimõtteliselt koosneb siis sellistest moodulitest, olemas kas 10 terabaidised moodulid või 20 terabaidised moodulid, siis vastavalt kogu maht siis selles ühes süsteemis on siis kas 40 või 80 terabaiti, lihtsalt ära rääkida. Ja siis on igasugu tehnoloogiat sinna juurde, millest ma kohe räägin ka. Riistvara arhitektuurist veel, ta näeb siis selline välja, et umbes koosneb sellest ühest X-brick on selle mooduli nimi, siis põhimõtteliselt nagu telliskivi või Lego klots võiks teda nimetada, eks ole. Siis IO jõudus algab siis umbes sellest vahemikust mingi 250 kilo või 1000, eks ole, read IO operatsiooni kuni siis täismõõduga klastrist kuni 1 miljon välja. Ja need on reaalsed numbrid, need ei ole mitte mingisuguse ideaalses laboritingimustes kõike mingeid asju maha keerates saavutatud, vaid see on reaalne production numbrid, mida on võimalik igaühel samuti saavutada. Aga räägime edasi. Arhitektuuri mõttes, mis asi see X-brick iseenesest on see, et tal on 2 kontrollerit põhimõtteliselt siis sees, mõlemas on 2 proset, kokku 32 koori, mälu igasugu optimiseerimiste jaoks, sisemiselt kasutatakse InfiniBandi ühendust ja taga siis on üks riiulitäis 2,5 tolliseid kettaid ja kasutatakse täna siis IMLC ehk Enterprise MLC kettaid ja iga moodul umbes selline tegelikult siis välja näebki. Lihtsalt on eest on ta paneelina selline ja nii edasi. Ja selle süsteemi skaleeruvus näeb siis välja niimoodi, et nende omavaheline ühendus on siis, põhineb siis InfiniBand ühendusel, väga low latency, eks ole, inglise keeles. Ja omakorda siis, eks ole, andmed paiknevad siis igas moodulis, samas metaandmed on jagatud kogu klastri vahel ja tuubeldatud omavahel siis selle 2 kontrolleri mõttes veel omakorda, nii et tagada just veakindlus, eks ole. Et see on asja mõte. Ja lihtsalt võib-olla natuke vähe märkusena või kõrvalepõikana jälle, et siin neid, see sama Extreme.io kuulub toote kategooriasse üldiselt nimega nagu AFA nimetaks, All Flash Array AFA.
mis on niisugune tekkinud termin nagu tööstusharus üldse, eks ole. Ja noh, neid tootjaid on veel, kes teevad neid AFA arraysid. Ja noh, see on jälle lihtsalt disaini ja valikute küsimus, eks ole. Osad on läinud eri teed, osad teist teed, et näiteks, eks ole, küsimus, et näiteks osad tootjad on läinud täiesti oma custom riistvara ehitamise peale, et ise tehakse mingisugused flashi kontrollerid ja flashi mooduleid ja oma riistvara mingi spetsiifiline, eks ole. Jälle samas, noh, see on nagu disaini küsimus, EMC on nagu jälle totaalselt vastupidist teed läinud, et tegelikult on tegemist tavaliste X86 serveritega sisuliselt, eks ole, nad on jah, pakendatud sellisel kujul, et ta nagu näeb välja üks selline moodul, eks ole, aga sisuliselt seest on täiesti tavaline kontroller ja tavaline server. Siis samuti sama, eks ole, täiesti tavaline standardne InfiniBandi ühendus, standard SAS-tehnoloogia, standard SSD kettad, seal ei ole ühtegi tükki sellist proprietary riistvara seal all. Ja kogu intelligentsus, mida see süsteem teeb, on puhas softi teema jälle, eks ole. Täpselt mingis mõttes haakub natuke selle, võib-olla kes siin olid selle eelmise Scale.io ettekande ajal, eks ole, et täna me olemegi jõudnud sellesse punkti, kus riistvara tegelikult ei ole enam pudelikaelaks. Ei, ütleme, teie oma infrastruktuuris ega ka näiteks siis ütleme selliste toote disaini enda juures, eks ole, kui tootjad ehitavad mingid tooted, et riistvara ei ole otseselt täna enam mingi, võib võtta riiulilt valmis komponendid ja ehitada asju ja saab miljoni opsi kätte, ei olegi mingi probleem, täiesti saavutatav. Et iseenesest see kõigi me kasutame Flashi ja edasi, aga tehnoloogia kui selline ei ole mitte Flashis, et noh, kui natuke kõrvutada, ma tahtsin ka jälle ühe ajaloo näite, meil täna siuke ajaloo loeng siin juba on, eks ole, jätkame samal teemal, et meil on siin kaks, nagu siukest tahtsin võrdluseks tuua, kaks siukest ajaloo sellist arengut, üks sisepõlemismootorite alal näiteks, et juba aastal 1858 tegelikult patenteeriti sisepõlemismootor ja samamoodi Flashi tehnoloogia kui selline oli olemas juba Toshiba poolt leiutatuna juba 80, eks ole, mis on väga ammu, et kui siin pakuti selle Flashi tulekuks ja sama 2000, et see on ikkagi tegelikult oluliselt vanem tehnoloogia Flash kui juba see, eks ole. Aga noh, vaadata, mis edasi juhtus, siis oli see, et sama, ütleme, mingi paarikümne aasta pärast leiti, et noh, et see on nagu päris tore, et selle sama mootori võiks panna kuskile olemasoleva asja külge. Noh, siis esimene, kuhu külge ta panni, oli siuke jalgratta tüüpi, noh, ma võiks nimetada siis mootorrattaks, eks ole, aga siukene jalgratta külge panduna mootor. Ja noh, sama lugu oli see nende esimeste Flashi arraydega, kus lihtsalt võeti see sama tavaline arhitektuur, nii nagu ta oli, eks ole, ja vahetati siis magnetmeedia, vahetati Flash meedia vastu, muud mitte midagi, kõik ülejäänud, kõik ei täpselt samaks. Ta ikkagi käitus nii, nagu eks ole, põhimõtteliselt kasutas neid sisemisi moodul, nii nagu ta oleks kettad, mehaanilised kettad, eks ole, midagi uut ei pakkunud, lihtsalt noh, mida me saime kiirema jalgratta, siin on sama lugu, me saime lihtsalt kiirema jalgratta, aga me ei saanud midagi uut sellest, eks ole. Aga kui vaadata, mis siis natuke saavärst edasi toimus, eks ole, noh, tekkis täiesti uus asi, näiteks selle sama sisepõlemismootori puhul, et sai järsku võimalikuks õhust raskemate õhusõidukite, lennukite või õhusõidukite, eks ole, tegemine. Ja noh, see oli see tegelik murrang, mida tegelikult, eks ole, see sama sisepõlemismootor kaasa tõi. Ja noh, sama lugu on nüüd selle EMC Flashi array'ga ka, et me mitte ei teinud nüüd selle uue toote näol lihtsalt kiiremate array'd, vaid me tegime midagi totaalselt teistmoodi, mida ei saa tavaliste ketastega teha, küll aga saab Flashiga teha. Ja see on nagu see põhivõti, et noh, kui nüüd EMC tuli oma tootega välja, et mille poolest ta erineb võib-olla teistest, et ta ei ole mitte lihtsalt ei tee miljoni opsi ja kogu lugu, vaid et see on nagu, noh, see on noh, ma ei oska öelda nagu vaikimisi eeldatud, et ta teeb miljoni opsi. Seda keegi isegi ei pane küsimärgi alla ega ei sea kahtluse alla, et noh, Flashi array peabki tegema miljoni opsi, see on nagu default, edasi. Et see edasi on nagu see, mis on oluline. Et noh, mida üldse tegelikult saaks nagu teisiti teha, mitte lihtsalt panna tavalisse array'sse flash-kettad sisse ja kogu lugu, vaid natuke eriti. Millest see erinevus seisneb, natuke tahakski siis rääkida, et viskan nad siia välja. Natuke sellest Flashi teisiti käitumisest oli juba juttu ka, eks ole, et esiteks on see, et noh, Flash, eks ole, erinevalt kettast, kuigi ütleme kettast loetakse võrreldes lindiga vähemalt, eks ole, ütleme veel vanema tehnoloogia poole vaadata, loetakse nende juhupöördumis, random access tüüpi meediaks, eks ole, aga noh, jälle samas võrrelda nüüd
eks ole, tal on ikkagi olemas ja mida lähemal need plokid üksteisele asetsevad, eks ole, seda parem see jõudlus on ja muud optimiseerimised, mida tänapäeva RAID teevad. Nii et ütleme, ketas ei ole siiski 100% random access, tal on ikkagi vahe, kas sa pöördud nende ühest ketta äärest teise või kuskil keskotsas peaga seal, eks ole, suditakse midagi. Aga Flash selles mõttes on see täiesti random meedia, tal on üks kama, kust nende pesast sa loed või kirjutad, et vahet ei ole, kui kaugel või kus kohas nad asetsevad üksteisest ja nii edasi. Nii et see on nagu üks alus, millest nagu hakatakse pihta. Ja siis ongi põhimõtteliselt on terve hulk teenuseid, mida ma natuke räägin paari sõnaga siis, et mida ta teeb nagu teisiti ja mida see sama Flashi tehnoloogia võimaldab teha üldse. Ja natuke räägiks siis nendest ka. Et üks on see, et kogu siis nende andmeteenuste osa, selle all, mida ma mõtlen, on näiteks andmekaitse kontseptsioonid, sama RAID-i skeemid näiteks ja kõik võimalikud provisioneerimise küsimused, nendest in-provisioning näiteks ja deduplikatsioon ja muud sellised nende andmeteenused, nimetaks neid puhtalt riistvara peal jooksvatest asjadest. Need on nagu kirjutatud hoopis teistmoodi, totaalselt nende nullist uuesti, eks me ei kasuta mingit tavalist RAID-i skeemi ega mingi RAID-i kaitset kui sellist, ma sellest kohe jõuan ka sinna, ma räägin natuke täpsemalt, et ta võimaldab asju nagu päris targemini teha. Üks asi on veel, kuidas nüüd Xtreme.io töötab, on see, et ta töötab nende andmete hashimise teel ja kasutab seda andmete hashimist siis mitmeks otstarbeks ära. Esimene on see, et ta lihtsalt võimaldab siis, ma joonistan kiiresti üles, tagasi tulla, kuna nii, et ta võimaldab need andmed ühtlaselt jagada üle siis kogu klastri, kuna samaks selle hashi funktsioon ise on nagu oma olemuselt selline, et ta annab juhuslikke väärtusi, eks ole, mis jaotuvad suht ühtlaselt mingis vahemikus. Ja sama hashimist kasutatakse samamoodi andmete nende distributeerimiseks üle erinevate klastri nende samade Xbrick node'ide. Ja teiseks, kus seda kasutatakse veel, on siis on data deduplikatsiooni jaoks. Nüüd põhimõtteliselt Xtreme.io töötab deduplitseerivalt inline, mitte postprotsessina, vaid kohe reaalajas, eks ole, ja tal muud moodi ei olegi võimalik üldse nagu panna tööle. See dedup on alati sisse lülitatud ja seal muud varianti ei olegi. Nii et ütleme igasugu sellistes keskkondades, kus on nagu andmeliiasusega tegemist, täna eriti ütleme, räägime igasugu virtuaalkeskkondadest, kus meil võib olla seal, ma ei tea, 10 mingit sarnast Linuxi või Windowsi või mingit masinat, eriti kas VDI keskkonnad ka, eks ole, kus meil on desktop masinad võib olla seal 10 ja 100 ühesugused, eks ole. Samas keskkonnas siis, eks ole, efektiivsus, mida ta saavutada suudab, on nagu oluliselt suurem, kui võtta nagu mingi süsteem, mis siis ei kasuta nende andmeoptimiseerimistehnoloogiad, eks ole, ehk et kasutada ära seda sama Flashi tehnoloogiat võimalikult optimaalselt, kuna see, kui me täna ikkagi selles mõttes nagu midagi ei ole parata, per gigabyte Flash on täna kallim kui kettatehnoloogia, magnetkettatehnoloogia, selle ei ole midagi teha. Aga lihtsalt, et võimalikult efektiivselt ära kasutada, et see on nagu asja mõte. Ja teise poolt, kui vaadata, tihti minu käest küsitakse ka näiteks tavaliste RAID-e puhul on see, kui sa räägid in-provisioningust kellegile, et siis järgmine küsimus on kohe see, et okei, aga mis see jõudluse mõju on, et palju ta aeglasem selle tõttu on, eks ole. Aga siin on nagu asi vastupidi, et selle tõttu, et ta teeb deduplikatsioon, tegelikult ta on kiirem, kuna back-endis ja Flashi kirjutamist tegelikult selle võrra on vähem. Ja paljud asjad, näiteks igasugu ma ei tea, VMware'i copy operatsioonid ja kõik muud asjad tehakse ära puhtalt mälu sees, isegi mitte Flashi kirjutamisest ei tehta mitte midagi, rääkimata siis, eks ole, veel võrdleme kettakiirusega, eks ole, me räägime siin mälukiirusest ja see on nagu see, mida sama deduplikatsioon võimaldab nagu saavutada. Ja teine asi, mida ta annab, mida tüüpis ka Flashi puhul, nüüd on võib-olla vähem, aga mida küsiti algusaastatel kindlasti palju, et okei, aga kaua see Flashi tehnoloogia nagu vastu peab, eks ole, kõik teavad seda Flashi kulumise tehnoloogiat, eks ole, mälupulk põhimõtteliselt lõpuks kulub auk sisse, kui väga palju kirjutada ühte pesasse, eks ole, et piltlikult auk sisse, eks ole, siin on sama lugu. Ja samamoodi see deduplikatsioon tegelikult nagu võimaldab pikendada Flashi eluliga, eks ole, kuna jälle kirjutamist tegelikult on vähem, sest kõik asjad, mis on nagu topelt kirjutamised, 2 plokki tulevad eri hostist sisse, üks ainult kirjutatakse, teist kunagi kirjutatakse, et efektiivselt see back-end kirjutamiste arv võib olla nagu, ma ei tea, 2, 4, 8, 10, 20, sõltub deduplikatsiooni faktorist, eks selle väiksem juhul, kui nüüd seda deduplikatsiooni ei oleks. See on nagu mingis mõttes nagu intuitiivsele vastane, eks ole, et need samad tehnoloogiad tegelikult annab nagu vastupidise tulemuse ehk et parema jõudluse ja pikema nende vastupidavus selle Flashile, eks ole, et see on see, mis ta annab. Samamoodi kogu array on pidevalt in-provisioning, nende süsteemiga provisioneeritud, teistmoodi ei olegi võimalik üldse teha.
Thin provisioning on tänapäeva mõistes, ütleme tavareide mõttes üliväikese plokiga, 4 kilobaidise plokiga, tavaliselt käib see ala mingisugune sõltub tehnoloogiast ja reist ja nii edasi, seal 256 kilo või 1 mega või isegi räägitakse gigadest, sõltub, eks ole. Aga siin on 4 kilose plokiga käib kogu asi ja kogu see sama miljoni ops ja nii edasi, kõik on saavutatud selle sama thin provisioning 4 kilobaidise thin provisioning ploki ja kõige muuga, et siin ei ole mingi muu. Teine teema veel, mida nende flash array'de puhul tihti on, isegi nende all flash array'de puhul täna tihti on see, et ikkagi jälle võetakse sama mingi olemasolev, ma ei tea, RAID 1, RAID 5 või mis iganes mingisugune kaitsetehnoloogia ja kasutatakse sama flashi puhul ka, aga see on pikem jutt, miks täpselt kuidas, eks ole, aga igasugune selline RAID-i kaitse eeldab tegelikult mitmekordset ülekirjutamist, eks ole, kui meil on Stripe'i suurus on 256 kilobaiti, aga IO suurus on 4 kilobaiti, siis tuleb tegelikult välja lugeda vana paarsus ja vana info, eks ole, uus paarsus arvutada ja kirjutada paarsus ja info ja seal on nagu terve hulk IO-d lisaks, mida nagu front-endiga võrreldes tuleb, eks ole, siis selles mõttes jälle nüüd Extreme.io kasutab täiesti nagu teistsugust tehnoloogiat, et ta ei kasuta ei RAID 5 midagi, panen see pildi siia ette, ongi oma enda tehnoloogia, XTP on selle kaitseskeemi nimi põhimõtteliselt, on jälle üks nendest patenteeritud tehnoloogiatest, mis Extreme.io sees on ja põhimõtteliselt siin on siis numbrid näha iseenesest, et mis ta annab siis vastavalt mahu nende overheadi mõttes, eks ole, ja siis jõudluse poole pealt, eks ole, ja vastupidavuse poole pealt, ehk et mitu korda näiteks nüüd RAID 5 skeem genereerib rohkem IO-sid kui Extreme.io, eks selle back-endis ja nii edasi, on võimalik need võrrelda, et see, mis kõlbab mehaaniliste ketaste jaoks, ei ole tingimata parim lahendus flash-ketaste jaoks ja täpselt, siin on täpselt seda siis tehtudki, et ei ole mitte võetud samu asju üle, vaid lihtsalt tehtudki teistmoodi asjad siis ja see on, kuidas see asi töötab. Ja siin on väike pilt sellest, et kogu sellest nende ühest X-brickist siis võib siis katki minna neid kettad sealt rohkem kui üks, ma ei tea, siin on vist kirjas ka, see oli 6, eks ole, igast sellest nõudist võib neid katki minna siis põhimõtteliselt ja kogu klastrist üks terve nõud võib katki minna, ei juhtu veel midagi, ja samamoodi see jõudlus, siin on ka toodud nüüd ära, et umbes see nüüd oli see on nüüd ühe siis selle X-bricki kohta, kahe kohta siiski, on niimoodi, et on viie katki läinud kettaga mõlemais riiulis tehakse ikkagi veel ära nende 330 000 IOPS-i, nii et see jõudluse pool on seal ka, kuna on üks sama deduplikatsioon ja kõik muu seal ees nende front-endis selle koormuse juba maha võtab, siis see back-endi flashist tulenev jõudluse kadu või vastupidi siis lisandumine rohkemate ketaste olemasolul isegi on nagu väiksem, et saab nagu sellest isegi lahti. Et üldse üks asi, mis ma tahaksin siia juurde mainida, et kui ma ei tea, kui kellelgi on juba kogemusi või kellelgi tuleb ette nüüd nende flash array'de testimine, hakata valima või otsima endale all flash array'sid, siis nende puhul üks asi, mida silmas pidada, on see, et neid ei saa testida samamoodi kui tavalisi mehaaniliste ketastega array'sid, kuna flash käitub teistmoodi. Ja just nimelt see, et kui võtta algusest nüüd tühi flashi array ja kirjutada, ma ei tea, tekitada seda mingisugune, ma ei tea, 10 terabaidine üks moodul näiteks kasviga ja tekitada sinna mingi 10 gigane lund näiteks ja hakata nüüd koormust mõõtma, eks ole. Algus on kõik väga tore, ta annab oma maksimumkoormuse välja, aga mida rohkem nüüd seda täis kirjutatakse, siis seda vähem jääb neid vabu lehekülgi flashis, eks ole, alles. Ja peab hakkama backgroundis põhimõtteliselt süsteem tegelema sellise asja nagu garbage collection, eks ole, ehk et neid andmeid siis kokku kirjutama ühtedesse kohtadesse, eks ole, tekitama mingeid vabasid lehekülgi sinna, et väga tihti on see, et kui alguses süsteem töötab ala mingisuguse, ma ei tea, jõudlusega 100, eks ole, ei ole üldse haruldane, me ise testime ka teiste tootjate array'sid, eks ole, et kui hakkab süsteem saama mingi 80% lähedal, sõltub jälle tootjast ja kõigest ja IO profiilist, aga räägime mingi umbkauda numbritest, siis see jõudlus võib kukkuda ala mingisugune 100-lt, ma ei tea, 20-le isegi või 100-lt 30-le, et need vahed on nagu nii suured, et just sama selle flashi teistmoodi käitumise tõttu on see põhjus. Et seetõttu on olemas EMC-l endal, all on üks link, et kuidas testida flash array'sid,
konkreetne metoodika, eks ole, näiteks initsialiseerides array kõigepealt, siin on tegemist nüüd konkreetselt EMC ühe dokumendiga, mis ütleme konkreetselt võib-olla rohkem kirjutatud natuke tehnilisem ja põhjalikum ja nagu ütleme Extreme IO näitel mingis mõttes ka, aga siis on olemas samas dokumendis omakorda viited ühele IDC white paperile, mis käsitleb üldiselt näiteks samamoodi all-flash array'de testimist ja lihtsalt ma soovitan kõigile, et küll vähegi kokkupuudet sellega on, et lugege see läbi ja vaadake ja testige õieti. Sest muidu on lihtsalt asi selle, et pärast te ise satute kannatajaks selles olukorras, kui te võtate algust ühe array ja panete kasutusse, et numbrid on maru head, aga mingisugune toodang, kus ilmselt mõte on sa ikkagi mingid andmed sinna panna ja kasutada, mitte üks päev ega üks tund, vaid mingisugune 3-5 aastat, või mis iganes see tsükkel on. Et mitte ise selle otsa minna, et testida asju õieti ja saada aru, mis midagi teevad. Ja kuhu ma tahtsin oma jõuda selle jutuga on ka see, et põhimõtteliselt kõik need samad numbrid, millest ma räägin Extreme IO puhul, need on just nimelt nii kirjutamise lugemisega nende Mix.io profiili ja pika aja jooksul ja sõltumata siis massiivi täituvuse astmest ja kõigest muust, kuna ta on jälle fundamentaalselt teistmoodi tehtud lihtsalt, ta ei kasuta sama tehnoloogiat selle garbage collection'i juures nagu teised. Ma jõuan sinna korra veel mõne sõnaga veel, räägin sellest ka. Üks asi, mis tahtsin ka ära mainida, et ülihea integreeritus VMware'i keskkondadega, kõik igasugu virtuaalkeskkonnad on nii või teisiti ülihea kandidaat selliste all-flash array'de jaoks, kus tõepoolest jagatud keskkonnas me nõuame väga suuri jõudlusi näiteks ja madalat response time, eriti just, ütleme, VDI keskkondades ja muudes sellistes kohtades, kus on see oluline, et selle tõttu igasugu virtuaalkeskkonnad ja Extreme IO on suured sõbrad selles mõttes väga hästi sobivad kokku. Kuna kõik on tehtud algselt nullist uuesti, haldus on ülilihtne, mõtlesin, ma ei hakka siin näitama, aga põhimõtteliselt saab seda näidata, kui vaja on. Et kogu stories ja haldus koosnebki 3 etapist. See on mingid RAID-gruppide loomistega, ma ei tea, midagi muud, mitte midagi ei ole. Põhimõtteliselt on see, et luuakse süsteemis endas sisemised volumid, luuakse serveri poole pealt initsiaatori grupid ja mäpitakse omavahel kokku kõik. Mingid tuuningud, ma ei tea, mis kuhu ketastele läheb, millised lunnid teha, mitte mingit vahet ei ole. Kõik töötab täpselt ühtemoodi kogu aeg, lihtsalt 3 sammust kogu provisioneerimine koosnebki ja rohkem mitte midagi seal teha ei olegi. Konsool täpselt selline lihtne välja näebki, et seal väga palju midagi rohkem teha selles konsoolis ei ole. See saab edasi jõudluse monitooring, aga ütleme, haldus on põhimõtteliselt 3 sellist sammu kogu lugu, seal rohkem midagi teha ei ole. Lihtsalt näiteks ka, et ma ei tea, kas keegi on käinud võib-olla VMworldil, et viimasel sügisel nüüd toimunud VMworldil kasutati, alati VMworld teeb selliseid laboreid või hands-on töötubasid seal, mis töötuba, see on raske öelda, see on töösaal selles mõttes, et seal on sadu ja sadu arvutid, kus saab ise minna, kõik võimalikud VMware'i keskkonnad on seal püsti, testida neid, näppida neid seal, mängida nendega. Ja see aasta nüüd oli, et iga aasta seal on niimoodi eelmistel aastatel, et näiteks eelmisel aastal oli seal kokku vist oleks 4 või 3 või 4 samamoodi EMC VNX tüüpi massiivi oli seal all ja need olid ikka niimoodi tõsiselt ikka koormatud, eks ole. Nii et see aasta otsustati selle sama all-flash array'ga seda laborid ehitada ja algusest oli seal siis oli tegelikult Zenidon veel Las Vegase sama üritus toimus ka Euroopas. Seal oli siis 2 seda X-Brick moodulit oli, siin näidatakse 4 nüüd ja siis algselt jooksutati 2 peal ja põhimõtteliselt pärast oli näha, et seal koormust praktiliselt ei ole ja teine lülitati ka välja. Ta jooksis kogu see keskkond oma suurusjärgus, me räägime siin virtuaalmasinad, eks selle korraga seal jooksis mingisugune 2-3-4 tuhat masinat niimoodi, eks ole, üldse kokku sealt jooksutati selle ürituse jooksul mingi 10 000 masinaid läbi, eks ole. Nii et siin on need numbrid ka näha. See on nüüd küll Las Vegase kohta, nagu ma ütlesin, et umbes mingi 8-90 000 VM-i jooksutati seal, nii et see jõudlus, mida ta annab ja VMware'iga integratsioon ja kõik muu, ütleme, näiteks mingite masinate kloonimine on kuna see kõik operatsioon käib mälus, seal midagi füüsilist ei kopeerita, siis need on kõik oluliselt kiiremad, eks ole, et see on see.
Okei, ma tulen korra tagasi. Ma tulen isegi korra veel selle slaidi juurde tagasi. Ma ütleks, kuskil üks slaid on kadunud, aga või lasin ma lihtsalt nii mööda, ma ise ei pannud tähele. Kuskil eespool oleks pidanud olema, aga vahet ei ole. Või, okei, las ta olla. Jälle, Extreme.io, minu esimene ettekanne täna oli selle softi teemal Scale.io, siis, mis on samuti Iisraelist pärit startup, mille MC ära ostis. Mul oli üks slaid, aga kuskil jäi ära. Extreme.io-ga tegelikult on sama lugu. On tegemist Iisraeli startupiga jälle ja nad tulid välja oma tehnoloogiaga algselt kuskil juba, see oli siuke 2008-2009, kui nad hakkasid pihta ja enam-vähem siuksed kommerts kasutatavad tooted juba olemas olid. Aga kui nüüd keegi mõtleb tagasi umbes, et kus oli Flashi tehnoloogia kuskil 2008-2009, eks ole, siis oli see aeg, kui me kõik mäletame, et Flash kettad ise loeti, et on maru aeglane, eriti kui see garbage collection peale hakkab, eks ole, igal juhul loeti, et see ei tööta. Ja seetõttu kogu see garbage collection enamasti nende massiivide, nende enterprise taseme massiivide mõttes otsustati lahendada süsteemi tasemel, et see ketta tasemel garbage collection lüütakse üldse välja ja kõik see asi käib süsteemi enda tasemel. Põhimõtteliselt loetakse ketastelt info või Flashi moodulitesse info välja, midagi tehakse, seal kirjutatakse kuskil teise kohta tagasi, seal genereeritakse hulganisti lisaks IO-d. Aga samal sellel Extreme.io tiimil oli see eelis, et mitte ainuüksi EMC ei ole ostnud Iisraelist kõvasti sellised startup'e kokku, seda on ka teinud teised. Ja neil oli see eelis, et täpselt samas majas, kus Extreme.io tiim töötas üle koridori, oli üks teine firma, kes tegeles just nimelt Flashi tehnoloogia optimiseerimisega. Ja neil oli selles mõttes eelis, et nad teadsid, et seda ei ole mõtet hakata ise ehitama seda funktsiooni, kui nad näevad, et seal on tiim, kes tegelikult on suuteline selle asja ära lahendada ja kui nemad tulevad oma tootega välja, on see tehnoloogia juba küps ja valmis ja olemas. Neil ei ole mõtet ise seda arendama hakata, mida keegi teine ei teadnud, enda tööstusharu storage'is, eks ole. Ja see oligi põhjus näiteks, et miks ongi EMC-l Extreme.io-l ei ole süsteemi tasemel garbage collection funktsiooni, et see sama tehakse ära nende distributeeritud kujul enda ketta sees kõikidel eraldi ja kogu süsteemi käitumine selle tõttu on väga sujuv või ühtlane selles mõttes sellist drop-offi mingisuguse mahu täitumisel ega midagi muud sellist ei ole. Et see firma, see teine firma, kellele ma viitsen, see kandis nime Anobit, oli selle nimi, Another Bit on selle lühend Anobit, mille ma vaatasin ka üks nende tehnoloogiad, mida nad teinud on, see oli niisugune kui keegi ütleb, et kuskil on mingid ajud koos, seal olid küll ikka ajud koos, need läksid ikka sinna umbes, ikka üksinku biti, baidi ja umbes mitte isegi sinna tasemele, vaid nad käisid juba seal umbes nende mingite Flashi signaalil tasemetega mängimas elektrilisel tasemel ja seal käis ikka niuke keemia juba, et ma ka oma natuke sellise füüsiku taustaga haridusega enam sellest aru ei saanud, mida nad seal täpselt teevad, aga igal juhul väga hästi nad midagi tegid, et lõpuks Anobiti ostis ära Apple, ma ei tea, kas see oli nüüd siis 2012 kuskil vist ka kevadel umbes $450 miljonit maksid selle asja eest, seda sama Flashi tehnoloogia eest, mis on nüüd tegelikult siis ka EMC Extreme.io üks fundamentaalne disainiblokk, millest siis sai, eks ole, Ja täna see sama Anobiti tehnoloogia on paljudes muudes seadmetes ka sees, Flashi ketastes ja kontrollerites just nimelt, eks ole. Aga mõte just selles, et Extreme.io tänu sellele, et neil oli mingisugune teadmine arengutest, nad said teha asju teisiti, mida kõik teised ei saanud seda teha, eks ole. See on see, ja see sama selle garbage collection'i ümberkirjutamine ei ole mingisugune 5 minuti töö, seda ei ole lihtsalt võimalik käigult vahetada, et miks siis teised nii ei tee nagu EMC, eks ole, see võtab kõik aega ja see on pikem protsess ja seetõttu näiteks EMC puhul ka, kuna me kasutame tavalisi komponente, tavalisi, eks ole, mitte ise oma proprietary riistvara, siis see sama näiteks võtta tulevad suuremad kettad, jälle 800 gigased kettad näiteks või ma ei tea, 1,6 terased tulevikus, eks ole, siis on võimalik väga lihtsalt neid võtta kasutusele, kuna seal ei ole midagi, ei pea me ise ümber kirjutama selleks nende Extreme.io enda koodis, et see on selle asja eelis. Okei, aga väga pikalt ei ole, aga ma lõpuks korraks tuli see slaid juba ette ka, ma panen uuesti tagasi siia. Lihtsalt alternatiiviks tahtsin ka veel öelda, et
No, eks seal on olemas siis eraldi kategooria kohe sama all flash array, eks ole, mis kasutavad ka ainult flashi ja muud nad ei oska kasutada, kuna on fundamentaalselt teistmoodi tehtud, eks ole, nii edasi. Siis jälle paraku Eesti tingimustes, nagu ta on, eks ole, et saada all flash array'd, kui me vaatame, et mõtleme, kuhu ta sobiks, eks ole, ala mingid VDI keskkonnad ja nii edasi, et selleks, et ta nagu mõnuga ära koormata, oleks vaja ala näiteks mingi 3000 VDI keskkonda saab näiteks ühe X-bricki peale panna umbes, eks ole, palju meil neid on selliseid keskkondi siin, et siis alternatiivina on ikkagi võimalik sama EMC VNX näiteks ei ole ka mitte, ütleme siis kujundlikult papist poiss, eks ole, et siin on samuti, ta on algselt tegelikult, kuigi ta on hübriid array, eks ole, aga ta on oma protsessori ja mälu ja kõige muu jõudluse poole pealt arvestatud sellega, eks ole, et ta on suuteline kandma ka neid flashi koormusi, näiteks samamoodi EMC on olemas nagu all flash VNX konfiguratsioon, mis siis samuti laieneb, ütleme siis kuni 40 terabaidini, eks ole, ja on samuti võimeline tegema kuni 500 000 diopsini, et see ei ole ka mitte vähe, eks ole. Aga jah, vahe nüüd selles, eks ole, siin muidugi haldus ja see, mida ta oskab teha nende andmeteenuste näol, eks ole, et see on kõik nii-öelda tavalise array oma, et see, mida oskab teha Extreme IO, seda VNX ei tee, eks ole, sama väikse graanuliga in provisioning, deduplikatsioon, inline ja kõik muud sellised optimiseerimised, eks ole, et seda VNX ei tee, et siin on ikkagi sama RAID-i gruppide loomine, eks ole, enamasti me kasutame Flashi puhul RAID 5 ja nii edasi ja kõik tavaline haldus, nagu ta välja näeb, eks ole, aga täitsa võimalik, ei tasu nagu välistada kohe seda, et sellega on küsimus. Et minu poolt see oligi, mis ma plaanisin nagu rääkida, et edasi nüüd olekski, et kui on mingeid küsimusi, siis hea meelega vastaks ja räägiks või kellegi kommentaare või kellelgi on kogemusi näiteks selliste asjadega juba testimisega, et siis hea meelega. Ja küsimused saavad auhinnatud, nagu ma ütlesin ka, et ei tasu tagasihoidlik olla. Okei, ma võtan korra eest võib-olla siis ennem. Jah. Jah, VMware Madrid. VNX eelmise aastal olid kas mingid 5500 vist ja mingid sellised olid seal ja neid oli kas 3-4 tükki, ma peast mäleta. Ääri-veeri, jah, ja seda kardeti ikka alguses, mäletan selle sama, kui see Extreme IO tuli sinna, et Las Vegases pandi sinna veel alguses nagu täis 4 node'iga klaster sinna taha, eks ole, aga Euroopas oli jah, alguses oli 2 ja pärast lülitati see ka välja, nii et seal paralleelselt oli näha ka, et ütleme, see oli USA kohta, jah, aga seal enam-vähem need numbrid olid samad, mul ei ole täpselt slaidi peal need kirjas, aga suurusjärgud olid samad, et seal ka mingi 2-3 tuhat VM-i jooksis paralleelselt keskmiselt ja kokku siis samamoodi mingi 10 000 neid VM-e kokku seal jooksustati. Seal olid veel need 10 terabaidised moodulid põhimõtteliselt, need lõpuks kõik jooksiski nende 10 terabaidis ja siis X-bricki peal põhimõtteliselt. Just. Võlusõna on deduplikatsioon, just. Aga täpselt see ongi see use case, et seal on, kuna need laborid ise tegelikult, seal oli mingisugune, ma ei tea, 20 oli erinevaid, aga kõik see sama mitu tuhat VM-i, need on kõik 20 eri variatsioonid ja 90% ütleme, täpselt ühesugused. Ja see ongi see, et see efektiivne maht, mida tegelikult sa saad jooksutada, see tulebki see, kust on see gigabaidi hind tegelikult lõpuks nagu alla tuleb, et sul ongi, ütleme, VM mingi 10 terabaidi jagu, aga ka Extreme IO-st ta tegelikult võtab ruumi ainult võib-olla mingi, ma ei tea, 2 või ma ei tea, sõltub, eks ole, et aga... Jaa, ei, see on hea küsimus. Küsimus oli, ma kordan ka, et ennem oli siin küsimusi ka sugu jõudluste asjade kohta, nüüd oli küsimus, et kas me testimiseks ka need süsteeme anname, et põhimõtteliselt saab ikka, jah, aga kuna hetkel ta nüüd on niimoodi, et ta on nagu sügisel välja tulnud, siis ma tean, see nõudlus mujal maailmas on nagu üsna suur nende järgi, et seetõttu ütleme väga kohe ja ütleme niimoodi väga nagu lihtsad hetkel kahjuks need ei ole nagu saada. Ma olen ise osalenud näiteks ka Põhjamaades siin, me saime näiteks siin ütleme Rootsis ühe suure kliendi jaoks näiteks testimisega, aga kahjuks see klient on nagu väga palju suurem kui meie Eesti kliendid, nii et
Okei, ma räägime mingist kaugemast ajaperspektiivist, siis on teine lugu, siis võib eraldi rääkida, võib tulla korra boksi ja siis me võime rääkida. Ja täitsa, ja miks mitte. Sest loomulikult tal on kõik muud eelised ka, eks ole, kuna seal nagu mehaanilisi komponente praktiliselt ei ole peale ventikate, eks ole, siis voolutarbed ja kõik muud asjad on ka. Ma ei hakka kõigist detailidest rääkima, aga need on nagu hoopis teisest suurusjärgust võrreldes nüüd mingi tavaliste reidega, eks ole, et on nagu oluliselt väiksem. Nii et... just. Ja. Mitu erinevat VNX-i, 5.2 ja 5.3. Okay. Siiamaani see loadi paneb, lihtsalt jagab nende kahe erinevat kontrollerit vahel ära, siiamaani hästi on. Okay, jah. Kui sa räägid 10 teraga ja saad nii palju veel üles joosta, no see sõltub... Ja. Seda peab proovima, just. Aga jah. Või ka küsimus seal tagapool. Seda ma tõesti ei ütle sulle. Seda ma päriselt, loomulikult on, kuna ta on ikkagi tõepoolest ka uue põlvkonna toode ja me räägib siin, eks ole, mingisugune 250 000 jopsi, eks ole, per selle ühe mooduli kohta juba, eks ole, ja ta on, eks ole, all flash ja nii edasi, et selge see, et ta ei maksa sellise, a la 1000 eurot ega võib-olla ehk ka 10 000, et me räägime siin suurusjärkudest natuke sealt ikkagi ülespoole. Aga selles mõttes, kuna jälle teisalt, et ta kasutab, eks ole, mingit proprietary riistvara seal ei ole, eks ole, siis see nende komponendi hinnabaas on selles mõttes nagu EMC enda jaoks on nagu võrreldes mõne teise tootjaga, kes peab oma riistvara ise tegema, on nagu palju madalam, eks ole, seetõttu hinna küsimus on natuke teine teema, millega mina ei tegele nagu niikuinii, et seal on olemas Jelena, kes... See on siiski suur ja rikkamate veetud. Küsimus on sellest, kus tast mõtet on. Enterprise IT minust on igal pool see, et kus on mõtet. Et eraelus on see, et kus sa tahad omale kiiremat autot ja sa tahad nagu maksta, kas seal mõtet on või ei ole, see on nagu oma asi. See ei ole oluline, see sulle meeldib, sa tahad. Aga Enterprise on see, eks ole, kas seal nagu mõtet on. Kui seal on nagu mingisugune kasutusstsenaarium, kus ta nagu mõtet omab, siis tal ongi mõte. Aga kui sul ei ole nii palju IO jõudlust vaja, siis ta võib küll meeldida võib-olla, eks ole, aga ärilises mõttes tal ei ole mõtet ja seda ei ole mõtet ka vahet, et kas ta maksab nüüd 10 või 100 000 eurot, et see on nagu see. Kus ta ei ole otstarbekas rakend, summa ja jõudluse vahel. Just, täpselt, jah. See on alati, sellepärast, miks ma tahtsin lõpuks siia selle pildi ka panna, et ma ei ütle, et Extreme IO on ainukene, kui mõelda Flash, siis ongi Extreme IO ainukene võimalus, et VNX-il Flashi kasutus täpselt samamoodi olemas, eks ole, eelis on see, et kui on tegemist ka mingite muude asjadega, mis ei mõua sellist ekstreemset jõudlust, eks ole, siis siia on võimalik panna ka tavalisi ketteid sisse ja laiendada mahtu, eks ole, ja dünaamiline tiiring ja kõik muud asjad, millest me oleme pikalt rääkinud. Extreme IOs, eks ole, seda tavaliste ketastega laiendatavust ei ole, eks ole. Sinna pannaksegi tõepoolest siis ainult need asjad, mis nõuavad 100% seda jõudlust. Ostetakse palju? Eestis, ma ütlen, kui sa küsid Eestis, et palju näiteks ei ole ühtegi olemas veel nende laivis ja ma ütlen, kuna ta sügisel alles tuli välja, eks ole, ja asi hakkab pihta kuskilt suurtematest keskkondadest ja nii edasi, aga ma arvan, et ma ei tea, kas ma selle aasta jooksul julgen lubada, aga ma arvan küll, me saame lähiajal siia ka sellised, et nagu päris toodangusse. Ma arvan küll, jah. Kas krüptotugi ka on ja kui ei ole, siis millal? Täna ei ole krüptotuge, aga see on plaanis teha küll, et kuna näiteks teistes EMC high-end arraydes, kuhu ta ikka mingis mõttes nagu alternatiivina positsioneerub, on see olemas, siis see on täiesti plaanis teha riistvaraline krüptotugi, et põhimõtteliselt jälle, et küsimus on siin jälle see, eks ole, et me peame selle sama miljoni opsi tegema ka siis ära selle koos krüptoga, eks ole, see on nagu see ülesanne, mis tuleb lahendada siin juures, ja see võtab natuke vaeva ja tööd ja nii edasi, aga on tulemas, jah. Eks seal veel nipet-näpet on asju, mis on täna, ütleme, mingisuguses, ma ei tea, EMC VMAX-is või VNX-is on olemas, mida siin näiteks veel ei ole, aga küsimus ongi, eks ole, sügisel välja tulnud täiesti uue radikaalse tootega, mis natuke nõuab ka aega, eks ole, ja seetõttu ongi ka põhjus ka see, et miks me ei soovita teda igale poole veel, et lihtsalt on konkreetselt juhtumid, kuhu me ütleme, et okei, ja mujal, et on midagi paremat olemas. Et see on see. Tagant üks küsimus ka.
Ja selles mõttes on küsimuse kettatõrke monitooringust või teavitamisest ja kõigest muust. Selles mõttes ta ei erine millegi muudest toodetest, et samamoodi on ta kauge jälgimise all pidevalt supportiga seotud, eks ole, samasugune monitooring, tuleb veateade, eks ole, tal ei ole hotspare'i kontseptsiooni selles mõttes eraldi, et sul on hotspare kettad kui sellised, eks ole, aga samas XTP kaitseskeem tagab selle, et põhimõtteliselt on siis jah, et selles 25-ses riiulis kokku kuni 6 ketast võib failida, ilma et veel andmekadu oleks. Ja loomulikult seal on ka nüüd mahu küsimus, eks ole, kui sul on, eks ole, RAID 100% täis, siis see 6 ketast võib-olla kõik ei mahu ära, see 6 ketta maht, eks ole, kõikide teiste peale. Et sõltub jälle, kas see nüüd on lokaalne ühe nõudiga klaster või on mitme nõudiga, et natuke sellest ka, et kus see maht olemas on ja kus see ei ole. Aga põhimõtteliselt küll, jah. Seal selles mõttes ei ole vahet, et on see flash ketas või midagi muud, see supporti ja enda tõrke teema on täpselt samasugune. Okei, aga ma arvan, et väga vahva oli. Loodan, et saite midagi kasulikku, vähemalt mingid mõtteainet, et jälle, kui on selle storage arhitektuuride peale mõtlemine, et on olemas täna, esimene ettekanne oli just nimelt, eks ole, softist rääkisime alternatiivina, nüüd on olemas täiesti uue põlvkonna flash, mille poolest nad erinevad, eks ole, natuke mõelda just sama testimise teema, kui läheb testimiseks, et te teate, et need asjad käituvad teistmoodi, et neid ei saa testida nii nagu vanasti tavalisi massiive testiti ja natukene mõtlemisainet, et see oli mu idee ja ehk jõudis kohale midagi sellest, et aitäh!